No siin on, mul on tunne kaks asja, mida ei saa tingimata kokku panna, et üks asi on vanadus, eakus ja teine asi on asjatundlikkus ja süsteemi sissesöömine, sealt mitte lahkumine. Et mul ei ole isiklikult jäänud mulje, et vanemad inimesed on kuidagi vähem asjatundlikud või tingimata ka traditsioonilisemad. Mul ei ole üldse sellist muljet jäänud. Minu meelest sageli vanad inimesed, eakamad inimesed on rohkem kogenud ja see kogemus võib muuta ka nad vähem konservatiivseks või et noored inimesed on tingimata alati kuidagi loomingulisemad. Minu meelest see pilt on kirju ja näiteks kui sellised ranged reeglid, mille peale Poolas mõeldi, et Riigikohtus ei võiks enam olla peale 65. eluaastat, sellepärast et siis kuidagi inimene on kaotanud ära mõtlemisvõime või muutunud kuidagi pimedaks ühiskonna arenemisele, siis see tundub mulle täiesti liialdusena. Nii et ma ise ei näe selles üldse muret, kui ühiskonnas on eakamaid inimesi, kui nad seal tõepoolest väärivad kohta. Ja küsimus ongi pigem süsteemi nii-öelda sissesöömises. Ja mina ei näe küll, et nooremad inimesed oleks sinna sageli vähem sisse söönud erinevatesse aparaatidesse või ametnikuna või midagi. Et see pigem sageli meil on isegi tänapäeval, nagu seda nimetatakse, ealine diskrimineerimine. Et sageli just vastupidi on see mõte, et kui inimene on jõudnud üle mingi läve, siis tuleb tuha minema lüüa, sest et ta ju ei tunne tänapäeva ühiskonda. Et see tundub mulle üsna kummalisena. Nii et see sissesöömine loomulikult on küsimus. Ja siin ka ei ole minu meelest nüüd iseenesest küsimus see, et kas keegi on olnud kaua või vähe. Et kui me vaatame seda sama Ameerika Ühendriike, siis seal on inimesed, kes on kaua olnud tipus, nad on väga asjatundlikud, neid usaldatakse taaskord, meil on ju väga palju näiteid, John McCain näiteks ja nii edasi, kes on suured olulised poliitikud. Nii et nüüd lihtsalt selle tõttu, et nad on kaua olnud, see ei tähenda seda, et nad on kuidagi teenimatult seal, aga just see oht, et meil tekib selline inimeste rühm, kes kasutavad sisuliselt ära, võib öelda majanduslikult mõttes nii-öelda siseinfot või seda positsiooni, mis takistab, et sisuliselt on tegemist nii-öelda poliitilises mõttes konkurentsi küsimusega. Ja jälle, ma mainin, see ei ole sugugi seotud vanemate inimestega, see võib vastupidi, see võib olla nooremad inimesed, kes võtavad need ohjad enda kätte, kui me vaatame poliitikat, sealt on võimalik rahakanaleid enda jaoks tööle panna, samuti välistada teisi erakondi ja nii edasi panna, tõmmata need nõuded kõrgemale. See on probleem, millega tõepoolest põhiseadus peab võitlema ja siin on sageli see küsimus, kuidas põhiseadust tuleb just nagu ajakohastada. Me näeme, et need võtted kogu aeg muutuvad keerulisemaks, salakavalamaks. Ja seal ei ole enam, me võime küll öelda, et see põhihoob, mis annab põhiseadus, on demokraatlikud valimised, mis annavad võimaluse inimesi välja vahetada. Aga just need võimalused, see sissesöömine ja selle ennast kinnistamine ongi sageli õõnestavad seda demokraatlikku valimist, panevad erinevaid piiranguid ja nii edasi. Nii et see on tegelikult pidev võitlus enda kinnistamisega, mis on seesama põhiküsimus. Võim tahab ennast põlistada, siin nii see alatiseks ilmselt jääb. Kui midagi osata siia lisada, siis jah, tuleb hoida mitte ainult põhiseaduses, vaid ka seadustes ja juhtimispраktikates seda, mis välistab ringkäändusena positsioonide, varanduse jaotuse ja muude hüvede kuuluvuse nii, nagu ta on. Ja see aus konkurents on siin väga hea märksõna ja ka aus poliitiline konkurents on erakordselt oluline. Nii et see on ilmselt võitlus, mida tuleb kogu aeg võidelda, aga samamoodi tahaks jälle öelda, et Eestis, ma ei võta suurte riikide ja suurte rahvaste suhtes sõna, eks nad ise teavad, aga Eestis päris kindlasti meil tasub pakkuda eneseteostuse võimalust kõikidele, kes seda soovivad ja suudavad nende east sõltumata. Ja minu isiklik töökogemus ütleb seda, et parim organisatsioon on see, kus on väga erinevas eas inimesi. Kõige noorematel kolleegidel on õpetada vaatenurki ja ka vahendada teadmisi, mida nagu ise pole isegi keskeas taibanud, vanemad kolleegid ammugi mitte. Ja täpselt samamoodi on väga suur väärtus sellel, kui tuleb vanem kolleeg, kes mäletab, kuidas Eesti iseseisvaks sai ja oskab täpselt õigest kohast võtta välja mõned allikad, millele on praegugi kasulik mõelda, sest iga uus kipub olema hästi unustatud vana.